Hommikust, lugupeetud Riigikogu liikmed, head külalised rõdul ja ekraanide taga. Alustame Riigikogu täiskogu 7. istungjärgu 3. töönädala neljapäevase istungiga. Ja kõigepealt kohaloleku kontroll. Mikrofon peaks sees olema. Nüüd on kuulda või? Mitte midagi. Näed, toimub. Hääletada saate või katkestan? Saate. Alustame uuesti siis. Katkestame hääletuse. Nüüd on kuulda. Katkestame hääletuse. Alustame uuesti. Kohaloleku kontroll, palun. Katkestan uuesti hääletuse. Aga paneme kutsungi siis uuesti. Head Riigikogu liikmed, alustame uuesti kohaloleku kontrolliga, palun. Kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 42 Riigikogu liiget, puudub 59. Nüüd enne eelnõusid ja arupärimisi on Peeter Ernitsal protseduuriline küsimus istungi juhatajale. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja. Ja mul on üks selline küsimus, et milleks see kõik siin praegu? Selline 3 korda starti ja tööpäev, lugupeetud külalised rõdul, lõpeb kohe. Meie tööpäev on paar minutit ainult täna. Vaadake. Et milleks selline tsirkus praegu? 3 korda starti ja et siis teatada, et tööpäev on läbi. Tööpäev ei ole läbi, sest meil on eelnõud ja arupärimist üleandmine veel. Anti Augos, palun. Ja, aitäh. Mul on küsimus istungi juhatajale, et tulenevalt sellest, et kolleeg Lauri Laats on väga tundnud muret Keskkonnafraktsiooni töö pärast ja võtsin ka mina välja, et tõesti Lauri on kõik istungid korralikult kohal käinud, aga
siis näiteks keskfraktsioonist Tšaplõginil 12 istungist ainult 5 kohal olnud jaanuaris, siin Jevgrafov üle 30% puudunud, Korobeinik pooltel istungitel puudunud ja keskil oli selline eelnõu, et kui tööd ei tee, siis palka ei saa ja täna nad võtsid ka istungi päevakorrast punkti välja, mis minu arust on natukene kurb, ja samamoodi Peeter Ernitsa mure, et ei saagi tööd teha, et kas keskfraktsiooni oleks võimalik näiteks Laurile algatada ka selline võimalus oma fraktsiooni poolt, et siis keskfraktsioon palka ei saa, kui tööd teha ei taha. Aitäh. See ei ole istungi läbiviimisega mitte kuidagi seotud, et kuidas fraktsioonid tööl käivad, see on nende otsustada. Tanel Kiik, palun, istungi juhatajale küsimus. Jaa, mul on ka natuke töökorralduslik küsimus, et me eile pidi olema siin veel üks päevakorrapunkt, mis jäi ära, nii palju kui ma aru saan, lihtsalt sellepärast, et ei olnud kohal neid ettekandjaid, see oli siis 758 lugemine. Et kas olete arutanud ka seda Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooniga, et mis siis see probleem oli, et miks keda ei kohal jäänud? Ja teine asi, et kas me siis võiksime äkki täna seda arutada, kuna meil tõesti täna on suhteliselt tühi päevakord ja meil oli isegi siin tublid noored rõdul, kes tahavad näha, kuidas parlament tööd teeb, aga selle asemel meil käib siin mingisugune selline protseduuriline pingpong ja ühtegi päris eelnõud või päris päevakorrapunkti päevakorras ei ole. Äkki täpsustada neid kahte küsimust, aitäh. Eile oli täispikk päev. Nüüd kas EKRE fraktsioon seda arutab, seda me teeme esmaspäeval ja juhataja ei saa päevakorda lisada ega ära võtta, et kuna päevakorda ei avatud, siis ta ei liigu ka järgmisse päeva, et oleks avatud, siis ta oleks liikunud järgmisse päeva. Lauri Laats, palun. Jaa, aitäh, et kui siin noor kolleeg Reformierakonnast alustas oma sõnavõtuga, mis ei puudutanud küll protseduurikat, siis ma tahaks ka ära täpsustada, et mis täna siis meil siin toimub. Esiteks ärme unusta seda, et esmaspäeval Reformierakond koos Eesti 200-ga rikkus Riigikogu kodu- ja töökorda. Ehk siis need päevakord, mis oli koostatud Riigikogu esimehe poolt ja mida me vaidlustasime, siis teie kinnitasite sellise nii-öelda rikkumisega päevakorra ära. Ja selle protestiks, teie tegevuse protestiks, me võtsimegi täna oma algatatud seaduseelnõu välja. Ja sellega tekitasimegi sellise olukorra. Aga teiepoolne käitumine, pidev kodu- ja töökorra rikkumine, see teil kindlasti ei tee head. Aitäh. Aitäh. Nüüd protseduurikaga tänase istungi osas ei olnud see seotud, see oli võib-olla täpsustus eelnevatele küsimustele. Lauri Hussar, palun, protseduuriline. Aitäh, hea Riigikogu aseesimees Arvo. Mul on sulle küsimus, kuidas sa hindad seda, et Keskerakonna fraktsioonile teha üks koolitus Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse osas, sealhulgas ka selle osas, et kuidas üldse päevakord tekib, kes kinnitab päevakorra, et seda ei tee Riigikogu esimees, vaid seda teeb Riigikogu juhatus, kuidas lugeda paragrahvi 53 ja selle kommentaare, kuidas sellest aru saada, milline on varasem praktika. Et kuna siin on juba kõlanud nii palju valeväiteid, et siis kas oleks mõistlik, et Keskerakonna fraktsioon, mis korduvalt on tõlgendanud Riigikogu kodu- ja töökorra seadust, ma ütleks, et pehmelt öeldes küsitavalt, et kas selline koolitus neile tuleks kasuks, et me raiskaks vähem aega ja saaks samal ajal teha ka oma tööd, sellepärast et siin Lauri Laats ka ise ütles, et lihtsalt kiusu pärast võeti tänasest päevakorrast see konkreetne eelnõu välja, mis oli tõstetud tänase päevakorra kõige esimeseks päevakorrapunktiks, et me saaksime seda tõesti menetleda siis, kui inimesed on rõdul, kui telekaamerad töötavad, siis kui kõik jälgivad seda, mida parlament teeb, et siis oleks võimalik ka seda tööd teha, et seda ei olnud meil ometigi võimalik teha. Et kas sellise koolituse läbiviimine, hea Riigikogu aseesimees, Keskerakonna fraktsioonile oleks põhjendatud? Aitäh, hea küsija. Tänase istungiga see protseduuriliselt ei ole seotud, aga koolitusvajaduse otsustab iga fraktsioon ise. Toomas Kivimägi, palun. Aitäh, väga lugupeetud juhataja, head kolleegid, et ka mina ei saa kuidagi nõustuda kolleeg Lauri Laatsi süüdistustega Eesti Reformierakonna Eesti 200 aadressil. Kui me räägime päevakorra kinnitamisest, esimene elementaarne viga on selles, et Reformierakond Eesti 200 ei koosta päevakorda.
no selle elementaarse asja võiks nagu endale selgeks teha, et seda teeb ikkagi Riigikogu juhatus, mis selle päevakorra ette valmistab ja siin ei ole küll pistmist rohkem kui lihtsalt seal on üks Eesti Reformierakonna liige, fraktsiooni liige, kes on juhatuses. Ja teiseks, ma ei saa olla absoluutselt nõus ka nende etteheidetega, et see päevakord, mis selleks nädalaks sai kinnitatud, oleks vastuolus Riigikogu kodu- töökorra seadusega. Ma siiralt tõepoolest soovitan lugeda Riigikogu kodu- töökorra seaduse kommenteeritud väljaannet, kus räägitakse lausa mõne menetlemata jäänud päevakorrapunkti menetlemisest mõnel teisel päeval või lausa isegi mitte järgmisel nädalal. Et te olete kuidagi väga kinni selles ühes sõnas, mis on esimestena, mis tegelikult ei ole esimesena ja see oli absoluutselt kooskõlas Riigikogu kodu- töökorra seadusega. Te olete selle koosseisu ajal vähemalt loopinud süüdimatut süüdistusi, et rikkumiste aadressil me oleme käinud vähemalt 3-4 korral Riigikohtus. Kõik korrad te olete tegelikult valetanud ja vassinud siin saalis süüdistades, et me oleme rikkunud Riigikogu kodu- töökorra seadust. Kui ka Riigikohtu lahendid ei ole teile nagu piisavaks selgituseks, et seda rikkumist pole aset leidnud, siis on küll raske millelegi loota. Aitäh! Aitäh, tuleb tunnistada, et see ei olnud ka tänasega protseduuriga seotud, see oli jälle üldine laiendus eelnevatele küsimustele. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, et no, kui siin protseduurilisi küsimusi hakati juba võtma, siis tuleb sellega ka jätkata. See esmaspäevane olukord, eks siin ongi tõenäoliselt erinevad tõlgendused, et kuidas meie tõlgendame kodu- töökorra seadust ja kuidas praegune siis vähemalt osaliselt Riigikogu juhtkond seda tõlgendab. Ja ma võin öelda, et ka teisedki fraktsioonid tõlgendavad seda täpselt sellisel viisil, nagu tõlgendab seda Keskerakond, välja arvatud siis praeguse koalitsiooni esindajad. Ja ma arvan, et meil on väga paljudeski küsimustes erinevad arusaamad ja arvamused ja mis tulenevad juba meie ideoloogiast. Ja paraku praegune valitsus, praegune koalitsioon ja arvestades praeguse valitsuse koalitsiooni populaarsust, mis on küsitluste põhjal kindlaks tehtud, et ega see näitabki ju tegelikult, mida ka rahvast kogu sellest olukorrast arvab. Me jääme kindlaks sellele, et vastavalt kodu- töökorra seadusele oleks pidanud meie punkt olema esmaspäeval, seda esmaspäeva päevakorra ei pantud, kuigi selline võimalus oli täiesti teil olemas. Ja mitte kiusu pärast, vaid protesti eesmärgiks. Aitäh! Aitäh selgituste eest ja kõik see sai stenogrammi kirja. Nüüd Tanel Kiik, palun. Jaa, ma saan aru, et ega parlament ei taha nii naljalt laiali minna koha. Et ma sellesse debatti ei julge sekkuda, siin on nii palju nüansse ja selle vaidluse juures ma ka ei olnud ja ma valin nagu lahinguid, et lasen sellel debatil edasi käia. Aga mul on ikkagi nagu palve ja tegelikult ka ettepanek teile kui Riigikogu juhatuse liikmele ja samuti ka EKRE fraktsiooni liikmele, et võiks olla selline vastastikku nagu austav praktika, et kui mõni erakond või erakonna fraktsioon otsustab või mõni saadik otsustab, et mingi punkti arutelul ta ei ilmu, eks ole, et ta ei plaanitse kohale tulla, tekitab nüüd arutelu võimatuse, et annaks sellest kolleegidele teada. Et see ei ole väga keeruline, see on selline viisakas vastastikune nagu mõtleksin lugupidamine, et kõik teavad oma aega planeerida, päeva planeerida, nii Riigikogu liikmed, nii ametnikud, teised osapooled, et saata e-maili teel, anda Riigikogu juhatuse liikmetele aegsasti teada, et on võimalik Riigikogu juhatajal sealt punktist välja öelda. Et praegu natuke tobe olukord, kus väga paljud tulid kohale selle mõttega ja olid kohal, eks ole, selle mõttega, et arutada seda olulist eelnõud ja ettepanekut, mida me küll sisuliselt ei toeta, aga oli valmis punkti arutama, aga ei olnud neid, kes ise pidasid väga vajalikuks justkui seda ERR-i teemat tõstatada. Et see võiks olla tulevikus selline viisakas praktika kõigi fraktsioonide ja kõigi saadikute poolt. Aitäh. Info teadmiseks võetud. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja aitäh sirgeselgse käitumise puhul olematu istungi juhatamisel, et te tegite märkuse Riigikogu esimehele ja ka teisele aseesimehele, kolleegile, et need protseduurilised asjad, mida nad pidasid siin dotseerivaid kõnesid, eriti lugupeetud Lauri Hussar, ei ole üldse protseduurikaga seotud. Et kas te olete omavahel Riigikogu juhatus, kavatsete lähiajal arutada, et mis asi on üldse protseduurilised küsimused, kui Riigikogu esimees dotseerib meile siin pika kõnega peab ja te ütlete õigesti, et see ei ole üldse protseduurika ja siis on härra Kivimägi samuti ja protseduuriliselt
nii-öelda esineb ja te ütlete otse, et see ei ole üldse protseduurika. Millal te arutate omavahel koos seda? Aitäh. Tänan juhatuse istung, et protseduurilised küsimused me eeldame enne küsimist, et nad ongi protseduurilised. Ja kas ta lõpuks tuleb protseduurilisena või mitte, see selgub peale küsimuse lõpetamist. Rene Kokk, palun. Jaa, aitäh, hea juhataja. Ma jätkan täpselt sama koha pealt praegu. Loomulikult see selgub pärast küsimuse esitamist, aga asja iroonia ongi selles, et kaks härrat, aseesimees ja esimees siin, kes manitsevad meid siin saalis kogu aeg küsima protseduurilisi küsimusi, käivad väga vabameelselt ringi ise siin saalis istudes, mis ei ole üldse protseduuriline küsimus, ehk siis küsides, et mul on ka ettepanek, et juhatus arutaks seda teemat, et võib-olla peaks nad ise ka juhatuse liikmed käima uuesti kodu- ja töökorra üle ja vaatama, et mis see on, et siis sealt puldist nagu meile siin näpuga niimoodi vibutada päris ei saa. Et praegu on selline olukord, kus on situatsioon, et käige minu sõnade, mitte minu tegude järgi. Et sõnad on ühed, aga teod on siin saalis hoopis teised, nii siis aseesimehe kui esimehe poolt. Aitäh. Aitäh. Protseduuriliselt, et need asjad nüüd võib-olla nii lappame läheks, et konkreetselt võib-olla võtakski 3 protseduurilist ja siis rohkem ei teki kellelgi kiusatust hakata 3. 3 oli. Jääb 3. Nii et Toomas Kivimägi, palun. Jaa, väga suur tänu, väga lugupeetud istungi juhataja, et ma siin nüüd küll pean väljendama, väga vabandan teie ees eriarvamust selles mõttes, et minu küsimus just nagu ei oleks olnud protseduuriline. Ma palun vastata, et kui päevakorra kinnitamisega seoses või päevakorraga seotud küsimus ei ole protseduuriline või see ei ole seotud istungi läbiviimise korraga, siis mis veel? Siis sellisel juhul meil esmaspäeval oleks ju väga lihtne nii-öelda kõik need päevakorraga seotud protseduurilised küsimused ei olegi protseduurilised ja me neid küsimusi ei võta, nii et ma jään siin ilmselgelt nagu eriarvamusel, ilmselgelt on see protseduuriline küsimus ja nagu ka see, et täna me ei saa seda arutada, aga see on tegelikult protseduuriline küsimus, et miks me nii käitume või nagu eile õhtul, kus oli kõik kell 1 nii-öelda ootel, et tuleb väga oluline eelnõu, kus üks fraktsioon tahab ära kaotada ERR-i ja siis lihtsalt ilmuda kohale. Ka see on ilmselgelt protseduuriline küsimus. Ja ma olen siin väga nõus tegelikult Tanel Kiigega, et tõepoolest me ei saa, head kolleegid, välistada, et võivad tekkida teatud juhtumid, kus ka kinnitatud päevakorra juures ei ole tõepoolest võimalik ettekandjal tulla. Me ei saa seda tõesti välistada. Aga siin on kohal on Tanel Kiige ettepanek igati asjakohane ja samuti väga protseduuriline, et oleks viisakas anda siis aegsasti teada, mitte lasta istuda nii-öelda kella 1 öösel ja siis just nagu teha selline tohutu üllatus, et näed, nüüd ettekandjat ei ole. Halloo, see on lugupidamatu käitumine tegelikult kolleegide suhtes ja kordan veel kord, kogu see küsimus, nii eelmine kui ka see, on 100% protseduuriline. Ma tahan, et teie, hea kolleeg Arvo Aller, seda kinnitate või lükkate ümber. Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Mingis osas ta kindlasti on protseduuriline, kui me hakkame siduma kõiki oma küsimusi kodu- ja töökorra seadusega. Tõepoolest, siin saalis kõik on protseduuriline. Kui me saalis oleme, siis me tegelemegi riigi asjadega ja protseduurika on üks osa sellest eelnõudest. Anti Haugas, palun. Jaa, et tõesti, mul on ka protseduuriline küsimus ja võib-olla, minu arust oli ka minu esimene küsimus protseduuriline, et minu hinnang on see, et keskfraktsioonil liikmetel on võimalik palk tagastada, kui nad on tõesti seda meelt, et kui tööd ei tee ja palka ei saa, eriti kui rohkem kui pooltelt istungilt puudutakse. Aga mu küsimus on sel teemal, et kas oleks võimalik võib-olla kuidagi ka tähelepanu juhtida või see teema tõstatada just nende fraktsioonidega, kes on tekitanud arutelu võimatust, sest neid on siin aastate jooksul olnud päris palju. Minust on päris markantne, kuidas näiteks kohati Keskerakonna, aga teie fraktsiooni, EKRE fraktsiooni liikmed samal ajal, kui on näiteks fraktsiooni ettekantav punkt, põgenevad saalist, tekitavad arutelu võimatuse, kuigi ju tegelikult ükskõik milline fraktsiooni liige võiks selle EKRE eelnõu ette kanda, juhatavad siin samas ukse taga. Et see on kohati näeb päris koomiline välja, kuidas tegelikult põgenetakse oma eelnõude eest, mis on sisse antud ja mis on päevakorras ja kogu ülejäänud saal ootab ja vaatab, kuidas inimesed lahkuvad, kui on nende ettekandmise hetk. Et kas te võite võib-olla selle oma fraktsioonis tõstatada nii-öelda juhatuse liikmena, et ma usun, et see on teie kohus ja kas seda saaks ka näiteks Keskerakonna fraktsiooniga arutada? Aitäh! Aitäh! Fraktsioonis me arutame väga palju erinevaid asju. Nüüd viimane protseduuriline Vadim Belobrovtsev ja siis lähme eelnõude ja arupärimiste juurde. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Ma loodan, et see on protseduuriline küsimus. Kui see järsku ei ole, siis ma kohe vabandan, aga esiteks vastaks niimoodi.
eelmisele sõnavõtule, et Keskerakonna fraktsiooni liikmed ei käi niisama siin saalis. Tegelikult, kui vaadata, kui palju siis Keskerakonna fraktsiooni liikmed võtavad siin sõna või esinevad kõnedega, küsivad küsimusi ja võrrelda seda siis näiteks Reformierakonna fraktsiooni esindajatega, siis pilt on palju selgem. Mis puudutab seda, millest siin eelnevalt rääkisid siis Riigikogu esimees ja üks aseesimeestest, te ütlesite, et nende sõnavõtud ei olnud protseduurilised küsimused. Mina olen teiega absoluutselt nõus. Ja ma arvan, et enamus siin saalis on ka sellega absoluutselt nõus. Ja siitki minu küsimus, et kui Lauri Hussar ja Toomas Kivimägi näiteks võtavad protseduurilisi küsimusi ja siis ei esita protseduurilisi küsimusi, siis võib-olla nende jaoks võiks seda koolitust läbi viia, et kuidas siis nende protseduuriliste küsimustega esineda, kui sa juba küsid protseduurilist küsimust. Aitäh! Aitäh! Nüüd koolitusvajadust otsustab juhatus omakeskis ja iga fraktsioon otsustab ise. Aga läheme eelnõude ja arupärimiste juurde ja Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Esitan EKRE fraktsiooni nimel eelnõu, mille eesmärk on teha Vabariigi Valitsusele ettepanek töötada välja ja esitada Riigikogule seadusandlik lahendus, millega kehtestataks taastuvenergia tootmisrajatistele arendajatele kohustuslikud finants- ja vastutustagatise mehhanismid kohalike omavalitsuste ja kogukondade kaitseks arendaja pankroti, likvideerimise või projekti võõrandamise korral. Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Tureiko hinnangul ei ole üksik tuulepark praeguses turutingimuses ilma toimiva müügiportfellita elujõuline ja Eesti Energia juht peab majanduslikult mõistlikumaks pankrotistuvaid tuuleparke ja päikeseparke kokku osta turult, mis näitab seda, et kui juba Eesti Energia strateegias on päikese- ja tuuleparkide pankrot sisse kirjutatud, võib ka olla nii, et see on väga reaalne, et arendajad lähevad pankrotti ja siin jääbki kaotajaks omavalitsus või kogukond, kes siis ei ole selleks valmis. Sest praegu puudub Eestis terviklik õiguslik raamistik, mis tagaks, et tootmisrajatiste eluea lõpu või arendaja pankroti korral oleks olemas reaalsed vahendid demonteerimiseks, jäätmekäitlemiseks ja keskkonnakahju kõrvaldamiseks. Ja selline olukord nihutab arendusriskid ebaproportsionaalselt kohalike omavalitsuste ja maksumaksja kanda. Aitäh! Jaanus Karilaid, palun. Aitäh juhatajale, head kolleegid. Sotsiaalminister Karmen Jollerile umbusaldust täna ma ei esita. Küll aga on tal arupärimine. Nimelt on ta 21. jaanuaril väitnud midagi sellist, mis vajaks selgitust, täpsustust. Ja tsiteerin, Karmen Joller väitis järgmist. Tervishoiuteenuste mõõtmisel on väga erinevaid mõõdikuid ja ta peab tunnistama, et arstina on teda väga palju häirinud, et kogu siis viimases 30 aasta jooksul ei ole need mõõdikuid praktiliselt kasutatud. Ja kui kuulata ka siin viimasel ajal sotsiaalkomisjoni ekspertide seisukohti, siis tekib küsimus, et millega tänane sotsiaalminister tegeleb. Et meid huvitab täpsemalt siis nende mõõdikute loetelu, mida pole kasutatud. Samuti on ta väitnud, et tervishoius oleme lastele oluliselt rohkem suunanud erinevaid meetmeid, mis puudutab laste psühhiaatriat. Ja ilmus ka raport, tervishoiuraport, stsenaarium 2035,
kus on räägitud, et mahtude asemel peaks rohkem keskenduma tulemusele. Nii et kogu selles tervikus on 4 küsimust, ootame proua Jollerilt vastuseid. Lauri Laats, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel. Täna ma soovin Keskerakonna fraktsiooni liikmete poolt üle anda arupärimise energeetika- ja keskkonnaministrile Andres Sutile. Ja teemaks on ohtlike jäätmete veo järelevalve puudumine ja õiguslik vaakum pärast jäätmeseaduse muudatust. Aga enne ma tahaks heale kolleegile Anti Haugasele lihtsalt, kuna ta on teinud meil märkuse, tahaks talle ka siit samast puldist vastata seoses siis Keskerakonna nii-öelda töö või Keskerakonna tööaktiivsusega Riigikogus. Ma toon mõned numbrid välja. Sõnavõtud eelmine aasta: Lauri Laats 443, Peeter Ernits 417, Vadim Belobrovtsev 311, ma ei hakkagi teisi siia juurde tooma, Anti Haugas 16 sõnavõttu. Ehk siis hea kolleeg, nupu vajutamisest siin lihtsalt Riigikogus ei piisa, tuleb ka tööd teha, sõna võtta ja ka seaduseelnõusid ja arupärimisi esitada. Nüüd, mis puudutab seda arupärimist, siis tegelikult on jällegi ühe praeguse koalitsiooni äpardusega, kui käsitleti jäätmekäitlusseadust, siis tegelikult nii nagu ka siin hasartmänguseaduse puhul tehti jällegi näpukas. Ja see on väga tõsine mure. Tõsine mure seisneb selles, et ohtlikud jäätmed praegu veetakse ilma igasuguse nii-öelda järelevalveta ja see tuleb ära muuta, see seadus tuleb uuesti käsile võtta ja uuesti Riigikogu saali tuua ja see nii-öelda äpardus või näpukas, kuidas siin koalitsioon armastab rääkida, ära parandada. Ja selle kohta on meil arupärimine ja ka esitame 5 vastavat küsimust ja tegelikult olukord on väga halb ja ohtlik ja see kindlasti mõjub keskkonnale väga halvasti, mis on praegu läbi selle seaduse muudatuse tekitatud. Aitäh! Ja Riigikogu, olen vastu võtnud 1 otsuse eelnõu ja 2 arupärimist ning juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd ka mõned teated, et 2. veebruaril ehk järgmise nädala esmaspäeval toimub siin istungisaalis Mudel-Eesti Sihtasutuse korraldatav simulatsioonmäng Noorte Riigikogu ja lähtuvalt sellest siis palun teil pärast täiskogu istungi lõppu oma laudadelt ja sahtlitest olulised materjalid kaasa võtta. Läheme tänase neljapäevase päevakorra juurde, 29. jaanuar ja tänase istungis päevakorras pole ühtegi punkti. Protseduuriliste küsimuste küsijaid ma ei näe ja sellega on istung lõppenud.